et see nii-öelda distantsi mingit rolli mängiks selles mõttes, et see geograafiline distants ei olegi vast nii oluline, kui sa oled ju eluaeg siin süsteemis sees olnud. Selles mõttes ma võin öelda, et ma ju Eesti õigussüsteemi toimimist tean üsna hästi ja ma ju olen kursis sellega, kus on probleemid ja mida võib-olla võiks paremini teha. Aga võib-olla see kõik muu, ma arvan, on üsna tühi-tähi. Minu meelest kõige olulisem asi, millele Eesti õiguskord ja õigussüsteem peaks ikkagi keskenduma, on kvaliteetse õigushariduse andmine. Sellel baseerub absoluutselt kõik muu. Sest kui nüüd hakata mõtlema, mida see juristi töö endast kujutab, siis juristi töö on ju puhas intellektuaalne töö. Ta baseerub, ütleme niiviisi, laias laastus nende inimeste ajudel, keda me juristideks ette valmistame. Ja see, millise hariduse me siit anname, määrab väga tugevalt ära ka selle, milline on meie õigussüsteemi perspektiiv tulevikus. Ehk kui me ei leia ikkagi tugevaid kandidaate õigusteaduskonda astumiseks, kui me ei anna nendele tugevat ettevalmistust, siis me ei saa ju ka loota seda, et näiteks need inimesed, kui nad lähevad kohtunikuks, teeksid häid kohtulahendeid. Ja mingis mõttes mulle tundub, et meil on siiamaani läinud hästi, vaatamata sellele keerulistele 90-ndatele, mida ju ka mina esindan. 90-ndatel õigusteaduskonnas õppimine oli ju selles mõttes paras õudusunenägu, ma kujutan ette nii üliõpilastele kui ka õppejõududele, sest kõik ju muutus. Mitte midagi ju ei olnud stabiilselt, selleks, et juurat õpetada on ju vaja ikkagi stabiilset õiguskorda. Ega asjata öelda, et üks sõna seadusandjalt ja kogu terved juriidilised raamatukogud muutuvad makulatuuriks. Et see on see juura võib-olla kõige raskem koht. Kui ma meenutan näiteks, mida ma õppisin esimesel kursusel, mis sest täna kehtib? Mitte midagi. See, mida meile tollal õpetati näiteks tsiviilõiguses, see ei maksa tänapäeval eriti midagi, aga vaatamata nende aegade kiuste, mulle tundub, et õnnestus ikkagi ette valmistada põlvkond tugevaid juriste, kes ju tegelikult selle õiguskorra ikkagi tänasel kujul üles ehitasid. Mingis mõttes võib ju öelda, et see, kes on määratud saama heaks juristiks, see saab ka kehva hariduse kiuste selleks. Aga vaatamata sellele mulle tundub, et niimoodi ei saa siis õigusharidust üles ehitada. Ja mille juurde ma tahtsin tulla, et võib-olla, miks ma sellest õigusharidusest räägin, et need võib-olla mingid puudujäägid on juba hakanud natukene ka silma torkama, millest ma olen ka kirjutanud, meie õigusloome kvaliteet on läinud väga viletsaks. See, millisel kujul kirjutatakse praegu, valmistatakse ette seaduseelnõusid, see sageli ei kannata mitte mingisugust kriitikat. Ja mulle tundub, et see on mingisugune probleem, mis saab alguse ikkagi õigushariduse andmisest. Ma ei taha öelda seda, et õigusteaduskond peaks muutuma kutsekooliks, kus õpetataksegi mingisuguse tulevase ameti selliseid nüansse, aga laias laastus sellist mõtlemist, et mida ja kuidas seaduseelnõude ettevalmistamisel silmas pidada, mis on oluline, mis on mitte oluline, seda siiski võiks anda. Aga see, kuidas meil on praegu tõsised probleemid ikkagi parlamendis vastuvõetavate eelnõude kvaliteedis, see minu meelest jõuab otsaga ikkagi siia majja tagasi.